Tere! Siiras rõõm on täna siin olla. Rõõm sellepärast, et teie ka siin olete, aga veel ka sellepärast, et vaimne tervis on aukohal. Hea, et me tänasel päeval räägime vaimsest tervisest mitte üksnes kui haigusest ja häirest, nii nagu see varem on olnud, ja paljuski praegugi paned interneti otsingumootorisse mental health või vaimne tervis ja kohe tulevad vaimse haiguse, vaimsete häirete vasted. Aga üha enam läheme me sinna suunda, et kuidas parandada, säilitada vaimset tervist ja kuidas oma hingehädasid hoida. Muidugi tänase teema kohaselt tuleb meil juttu ka diagnoosidest ja arvestades töökohta muidugi läbipõlemisest, depressioonist ja stressist ja kuidas sellega hakkama saada, aga üha enam siiski kogub jõudu ja see suund, kuidas elada niimoodi, et me auku ei kukukski. Preventsioonile ja edendamisele rõhub ka äsja Eesti-Rootsi Vaimse Tervise Instituudi poolt üle antud vaimse tervise strateegia, üle antud Sotsiaalministeeriumile, kus seda siis viimistletakse ja loodetavasti ka ellu lastakse minna. Üsna palju pingutust on nõudnud see, et vaimset tervist pilti tuua. Ja edusamme on, aga me ei saa siia peatuma jääda. On vaja edasi minna, see tähendab vaimne tervis eraldi, üksi võetuna ei ole õige käsitleda, seda saab käsitleda vaid tinglikult, tähendab eraldi kehalisest tervisest. Need tuleb kokku panna ja käsitleme vaimset tervist kui tervikut koos kehalise tervisega, sest organism on ju tervik ja ühtne. Kui me vaatame neid tingimusi, mis on vajalikud terve olemiseks, siis on need paljuski väga sarnased nii vaimse kui ka kehalise tervise puhul. Ja seda tuleb mõtelda ka töö juures, kuna seal me veedame ju 3 päeva. Ja need tingimused on õige toit ja õige jook õigel ajal, puhkepausid, liikumispausid, ka väljas, värske õhk, püüda päikest nii palju kui võimalik, sobiv valgustus, mugav riietus ja tingimata lühiajalised vaimsed praktikad ka töö juures on vajalikud. Me ju teame ja tunneme, et see on hea nii vaimule kui kehale ja ei saa unustada, et organism on tervik. Niisiis, aitäh kõigile, et te tulla saite, aitäh Vatekile, aitäh Merikesele, kes on olnud siin kõikjal ja kõiges. Ja tore on, et 5 aastat tagasi tuli Eesti-Rootsi Vaimse Tervise Suitsidoloogia Instituudis koos Sotsiaalministeeriumi toetusega mõte moodustada vaimse tervise koalitsioon Vatek, mis siis ühendaks kõik või võimalikult kõik Eestis töötavad vaimse tervisega seotud institutsioonid. Ja see on olnud edu, mis selle organisatsiooniga on koos käinud. Ettevalmistused tänaseks päevaks on olnud üsnagi kirglikud ja ma olen kindel, et tänagi jäävad rahule need, kes on tulnud siia andma, panustama ja need, kes on tulnud pakutavat saama. Ja päeva kulgedes tõenäoliselt need rollid muutuvad, et pakkujaks muutuvad peaaegu kõik ja saajad leiavad omale sobilikku. Nii et soovin teile ilusat päeva ja aitäh tulemast!